Pigem huvikeskuse mõte siin on see, et noored veedaksid oma vaba aega ja saaksid ennast ventileerida, et huviringe kui selliseid on Kilingi-Nõmme peal teisi ka, aga siin pluss siis siinsamas on meil ju spordihoone ja kool, et see kõik on väga hea väike kogum, et need noored käivadki siin. Siin saab mängida piljardit, pinksi, siin on 3 arvutit ja väga palju lauamänge. Lisaks on siis väga palju vaba aja veetmisvõimalusi siin. Mängime kitarre, basskitarri, trummi ja klaverit ja laulame. Et huvikeskuses meil noori on keskeltläbi 34–50 päeva peale ja kui võtta seda Eesti keskmist, siis see on täitsa hea tulemus sellise väikse linna peale. No, parimad sõbrad käivad küll huvikeskus. Siin Surju vahel on skatepark ja tõuksiga saab sõita. Seal on mänguväljak, kus saab turnida ja igasuguseid liumäest alla lasta. Lihtsalt ühel päeval kuulisime ukse tagant hääli ja siis saime teada, et seal on väga palju pille. Tuli mõte, et võiks ju ka proovida, äkki tuleb midagi head välja. Koos mõtlesime, võtsime bändi kokku ja läksime mängima. Ansambel Külamehed on meie kõige kuulsam bänd, võiks niiviisi öelda. Me käisime esinemas Music Splashil ja enne seda me olime juba koos olnud pool aastat. Kui huvikeskus siin poleks, oleks siin väga igav. Siis me ei saaks võib-olla nii tihti sõpradega kokku ja me ei näe üksteist ja kõige rohkem võib-olla siis näeme koolis.